No nii, me oleme rõõmsalt laivis ja Timo saab mõnusalt särada. Rääkida väga tähtsast teemast on SEO. ja kas meil on Facebookis ka keegi juba, seda ma ei jälgi kõrval. Praegu vaikselt kogunevad 2 inimest täitsa näitab laivis. Kuidas Õnnela üldse, sina ka olid seal assistendi veebinaris, siis et enne seda, kui sa minuga kokku puutusid, mis sinust nagu see SEO mõttes nagu peas oli? Et kui sa räägid ka nii-öelda virtuaalassistendina, et mis ettekujutusel SEO-st üldse on olnud? Ma olen põgusalt SEO koolitust saanud, aga minu jaoks oli ikkagi ta suhteliselt hiina keel. Et mulle tundus ta natukene keeruline selle varasema õpitu koha pealt, mis ma olen saanud, et just hästi keeruline on seda sõnastust saada sellist, mida ka inimesed päriselt otsivad. Ja läbi selle siis oma neid tekste luua, isegi ju e-poe toote tekste tegelikult. Ja ma ütlen ausalt, ega ma täna veel päris pädev selles ei ole, nii et mul on väga hea meel, Timo, et sa oled tulnud seda natukene meile oluliselt paremini võib-olla selgeks tegema. Et me saaksime aru ka seda, et me ise saame kõik selle SEO-ga väga hästi hakkama. Et see ongi see, miks ma nagu olen hullult turule tulnud ja kuidagi enda kajastust veel suuremaks teha, sest ma olen töötanud agentuuris, siis ma näen, et ja rääkides inimestega, isegi kes on käinud SEO koolitusel, et see on niisugune nagu see mull on hästi nagu laialdane ja tänapäeval infoühiskonnas on ka meil see probleem, et me saame info kätte, aga me ei oska kuidagi rakendada seda. Ja samamoodi on need SEO igasuguse ka, meil on see SEO suur nagu üritus Eestis, mida siis toob Timo Porval ja Karl Kangur ja ma olen ka Karl Kangurit hästi palju kuulanud neid, aga ma näen, et see väike ettevõtja, tegelikult need asjad ei ole selged ikkagi. Et seda müra on hästi palju ja SEO teenuse pakkuja ei taha ka tegelikult jagada neid nippe, kuidas saaks ise ära teha. Ja kui keegi on lugenud Amazoni raamatut, et Amazonina Jeff Bezosi siis tegelikult oli sihuke hea raamat, mida ta soovitas kõigile oma ettevõtte juhtidele. Innovative, ma ei mäleta, mis ta täpselt nimi oli, aga see viitas sellele, et see innovatsioonile jäävad mõned ettevõtted jalgu ja need tavaliselt kukuvad ära. Ja minu arust see SEO teenus on ka jäänud nagu innovatsiooni mõttes jalgu ja ma tahaks natuke seda lõhkuda. Ja Jeff Bezos siis ütles ka, et ühele oma juhile, et tead, ta oli raamatuäri, siis ütles, et lõhu mu äri ära. Ja eesmärgil, et keegi tuleb muidu selle Kindliga, et teistsuguse tahvelarvutiga, millega on võimalik raamatut lugeda. Siis tegelikult Jeff Bezos eesmärk Kindli loomisel oligi see, et ei tuleks konkurentsi turule. Ja siis mina nagu tegelikult tahangi lõhkuda seda konkurentsi turul, sest me väike ettevõtted, meil ei ole raha maksta teenuste mõttes ja need teenushinnad on tohutud kallid tegelikult. Ja kui me oleme AI ajastul, siis tegelikult need on võimalik ära teha kõik. Aga meil puuduvad nii-öelda niisugused praktilised teadmised ja mina siis nagu jagangi seda. Kui keegi on siin ka juba, võib juba küsida midagi täiesti, kui tekkinud mingi küsimus, andke teada kohe chatis. Mina, Õnne, sa võid öelda ka, et kui tuleb juhuslikult Facebooki chati ma ei näe, et siis sa võid mulle teada anda. Ma annan sulle teada siis. Jah. Aga ma jagan nagu ekraani ka siis natuke, et ma võtsin mingid lehed, et siis inimesed, kes siin on praegu, saavad kindlasti aimdust ka läbi teiste, aga ma siis mõne inimese võib-olla lehekülg on ka siin siis. Aga on tulemas ka siis jah, reedel on see koolitus meil, aga siis millele ma toetun ka, et igalühel on oma nagu ärimõtted ja minu SEO puhul ka siis, et ma nagu üritan alati leida need kõige tähtsamad tegevused, mis aitaks tuua parimaid tulemusi. Ja kui me teame seda Pareto printsiipi, ehk siis 20% meie tegevustest võib lahendada tegelikult 80% meie probleemidest ja tuua lahendust. Ja samamoodi, kui ma olen väike ettevõtja, ma pean mõtlema ka ajakulule, ehk siis mul ei ole võimalik kogu aeg panna rõhku selle SEO-le, aga kui ma teen mingid asjad ära,
väikses koguses võib-olla kõige tähtsamad asjad, siis see toob tegelikult suuri tulemusi. siis teine üks, ma olen lugenud ka, ma arvan, mingi üle 300 raamatu, siis top 5 raamatust on ikkagi üks aatomharjumused. ja see on ka nagu mõistnud seda, et teinekord meil on mingid tööriistad, mida me siis kasutame, aga need ei ole kasutajasõbralikud ja me nagu loobume kasutamast. Et kas sul on ka nagu kogemust, Õnnela, sihukeste asjadega, et neid tööriistu on hästi palju, aga mõni on nagu lihtsam, mõni nagu halvem kasutada? absoluutselt selles mõttes, et neid on ju nii palju erinevaid, mida me ju katsetame ja mingid asjad on sellised, mis jäävad kasutusse ja mingid asjad on sellised, et noh, nad ei jää kasutusse ilmselt seetõttu, et nad on suhteliselt keerulised aru saada. Nende sellest taustast ja süsteemist on keeruline aru saada, nende toimimisest ja loogikast. Et ma hakkan kasutama neid, kus ma saan sellest loogikast paremini aru. Jah, et see täpselt on ka SEO puhul, et praegu võib-olla sa ka oled arvanud, et on hästi tehniline, hästi keeruline, siis minu eesmärk on ka luua nagu lihtsust ja kui sul tekib lihtsus peas arusaam, siis sa tegelikult saad hakata kasutama igapäevaselt seda. Aga näiteks jah, et me ei taha võib-olla kasutada niimoodi, et üks asi on tööriistad, SEO tööriistad, mis maksavad 100 eurot kuus. Ja need enamus eksperdid soovitavad, räägivad nendest kogu aeg, aga meil tegelikult on olemas kättesaadavad täiesti ja väikeettevõtjana, kes võib-olla ei vajagi, kes võib-olla nagu ütleme nädalas korra on vaja seda, siis tema jaoks on ikkagi nagu suur kulu, kui võtab kuu mõttes ja ta ei saa niimoodi, et 7 päeva on see tasuta periood küll, aga sa pead ära lõpetama lõpuks selle. Et kuidas leida need tööriistad, mis on võimalikult efektiivselt kasutamise sõbralikud. Ja kolmas on siis ka, et see, et kui inimene tuleb su leheküljele, kas ta saab aru sellest ja mida sa pakud. Et ma toon ka mõningad näited mõne veebilehega, sest sa võid SEO kõik korda teha, aga inimene tuleb su lehele ja tegelikult ta ei saa aru, kuidas seda probleemi lahendad. Et kas ta saab sind ikkagi usaldada ja kuidas sa teed mu elu paremaks. Ja need on need küsimused, sest meie aju on alati ellujäämisorgan. Et kõik, mida sa otsid või õigemini, kui sa ka mõtled sellele koolituse tulla, siis sa ka tegelikult mõtled, et kas saab mind usaldada, kas ma olen see inimene, kas annab sulle mingeid tulemusi. Ja need inimesed, kes on ostnud koolitusele, siis tema on võtnud selle eesmärgile, kui ta usaldab mind ja ta nüüd on ainuke asi, et see, et kas ta saab piisavalt kasu koolitusest ja mida rakendada ja et saaks siis lõpuks ehk siis rohkem liiklust lehele, et iga ettevõtte kodulehe eesmärk on tuua rohkem liiklust ja läbi selle siis rohkem kliente. Ja nüüd, kui sa teed oma SEO ära, siis saad rohkem kliente, sa saad tõsta teenuse hinda, kui sul on valida ja kui sul on rohkem teenuse hind on kallim, siis sa saad tegelikult rohkem vabadust. Et tegelikult sa alati liigud selles suunas, et sul oleks rohkem rahutunnet sees, et oleks elu rõõmsam ja sa peaks stressama raha pärast. Ja kõige esimene asi ka üldse, kui me mõtleme, et kui sul on mingi äriidee, kui sul on su koduleht, siis me peame esmalt mõistma, kas seda probleemi otsitakse, kas see on probleem turul olemas. Et meil ei ole võimalik luua järgmist ärimudelit selle jaoks, et siis konkureerida samasuguste ettevõtetega, et me peame kavalamalt liikuma selles suhtes, kui meil on konkurents, siis tegelikult konkurentsis, kui me tahame eespool olla, siis me peame mõistma, kuidas otsingud toimuvad, et kuidas saada sinna kõrgemale. Ja kui sa tead ka siis, et kuidas siis see Bolt sai alguse, 2013 aasta, siis 19-aastane Markus siis saatis Google vormi mitmesaja inimesele. Et saada aru, kas tema jaoks on samamoodi see probleemiks, et sa taksoturg. Aga nüüd siis meil on tegelikult võimalused samamoodi otsida läbi Google'i, saada teada, et kas meil on probleem sellega, kas on nõudlust ja samamoodi, kuidas siis inimesed otsivad. Üks asi on see, et me saame teada, et seda äril on põhjust luua, et seda äri on mõistlik luua, aga teine asi see, et kuidas seda äri otsitakse.
ja see on üks suuremaid miinuseid võib-olla ettevõtete koha pealt, et me teeme ilusa kodulehe valmis, ilus disain, kõik, aga me ei mõtle üldse, kas ta on nagu Google'i jaoks ka atraktiivne. Et kui mõelda, et inimene keskeltläbi 3–10 korda otsib Google'is mingit asja iga päev, et vastavalt kasutajad, et mina arvatavasti teen rohkem otsinguid, kuna ma olen ka rohkem arvutis, et see kõik oleneb. Ja ma toon esimese näite ka, ehk siis kui me mõtleme korra mingite teenustele, eriti hooajateenustele, et siis ma olen toonud ühe niisuguse ettevõtte, kes siis müüb või laseb rentida, võimalik rentida siis niisugust haagist. aga tema siis nimetab seda rendiratastel telk. Ja see on hästi sihuke Google'i ettevõte, ehk siis ka, et kui sinu teenus või toode on, mida otsitakse kindlasti Google'is ja seda on nagu võimalik tuvastada, kui me teeme märksõna analüüsi. Siis teine asi on see, et kuidas me muudame selle atraktiivseks ka Google'i jaoks. Et kui me vaatame praegu ka, et ratastel telk on nagu see meta pealkiri ja kirjeldus, et see on see fookussõna. Ja siin fookuses on ka minikaravan, ehk siis minikaravan on see parem, aga kas ta tuleb ka välja? Et nüüd see ongi see küsimus, et kui me teeme selle lehe valmis, et selle SEO eesmärk on võimalikult arusaadavalt Google'i jaoks seda teha. Ja niimoodi näeb Google seda kogu koodulehte, esilehte. Et siin on see content, et siin on näha, et ei ole esimest pealkirja õiget selle koha pealt, et rendiratastel telk ei ole märksõna, keegi ei otsi mitte kunagi niimoodi, kui nad ei tea seda ettevõtet. Et sinu brändi nime ei pruugita otsida. Et sa pead nagu aru saama sellest, et sa võid kirjutada ilusad tekstid, aga see on nagu kodulehe sisu on mingil määral hästi oluline Google'i jaoks, kui sinu leht peaks sealt välja tulema. Ja siin on ka, et miks rentida ratastel telk piisab, et need on need pealkirjad, mida siis Google loeb. Ja nüüd enne tegelikult, kui me üldse tekste hakkame kirjutama, me peame tegelikult aru saama, kuidas otsitakse seda toodet. Ja karavan, temal on minikaravan. Aga tegelikult on karavani, mini eest peaks võtma karavani ära, ehk siis me tegelikult me ei taha anda teada neid sõnu, mis võib-olla konkurentidel on. Ehk siis konkurentidel puhul ongi teada, et on minikaravan. Et me võime korra teha ka otsingu. Et paneme minikaravan, ta tuleb välja. Ta tuleb välja, aga kas ta on see muidugi õige, kuidas ta välja tuleb? Nii, oota korra. Võtan selle maha. Et sina, kuidas Õnnela sina oled muidu lähenenud kodulehele, et arvatavasti sa ei ole niimoodi mõelnud, eks? ma ikka olen mõelnud, et mismoodi inimesed võivad otsida, aga kui sa tegutsed sellises valdkonnas, kus on tegutsejaid palju, siis on nagu veel keerulisem seda sõna välja peilida, mida siis nagu eristumiseks kasutada. Et üldiselt küll jah, ma mõtlen, et mida see inimene võiks küsida minikaravani puhul, isegi vist võib-olla ei oskaks otsida seda. Jah. Et see minikaravan ei ole, aga kui paneme lihtsalt karavan, siis see karavan oleks karavan ansambel, see karavani rent, et me tegelikult peame hullult nagu aru saama, kuidas keegi otsib seda. Ja Haagis suvila rent on näiteks matkaauto rent. Ja mina nagu saangi aru, et antud juhul on hästi oluline ka tuua sisse ka see lokatsioon. Ehk siis väga tihti inimesed otsivad, me räägime näiteks iluteenustest ka, et ma ei tea, make-up'i artist Tallinnas või Tartus või Pärnus. Et kolme suurlinna puhul on see, et alati pannakse tavaliselt lõppu see. Et kui Tartu-Tallinna äri, siis ma soovitaksin alati lisada selle Google'i jaoks lehele või metakirjeldustesse. Ehk siis mina võtaks praegu
Haagis suvila rent või karavari rent ehk need mõlemad märksõnad oleks hea kasutada näiteks nüüd selles olukorras, et pealkirjades ja samamoodi siis ka selles metakirjeldustes. Ja kui me mõtleme ka korra, et samamoodi ma kasutan ka, samamoodi tasuta tööriista on Keyword Planner Google'is, et seda ma ka õpetan koolitusele korraks, et kuidas seda tegelikult saada endale ka kasutama. Ehk siis ta tegelikult, ta ei ole nii kättesaadav, sellest ei räägita, ükski ekspert ei räägi sellest, aga tegelikult on võimalik saada ligipääs hästi lihtsasti Keyword Planneril, mis on Google'i enda märksõna-analüüsi see tööriist. Mina kasutan teist, mida ma koolitusel nagu räägin, rohkem toetun sellele, aga me selle järgi ka saame hästi teada näiteks, palju see kliki hind maksab. Ehk siis ka, ja kuidas see otsingumaht siin on, et Google'i see enda oma kuidagi ei ole nii täpne, aga me saame nagu aru, et kuidas otsime, et otsitakse. Ja siin selgub ka, et ongi täpselt see karavani, et Haagis suvila rent, eks, või karavani rent, karavani ja Haagis suvila, vaata otsing on 1000 kuni 10 000. Aga me tahame ikka tähtsustada, et seda asukohta. Aga Google tavaliselt pakub ka alati kõige lähemal olevat. Ehk siis, kui mina Tallinnas otsin Haagis suvilat, siis ta pakub tihti ikkagi Tallinna omasid, ta ei paku mulle Tartu omasid. Ja nende puhul oli ka see, et nad olid pannud Tartumaal. Ma keegi ei otsi nagu Tartumaal, nad otsivad Tartu. Et siinkohal ma täpsustaksin, et me tahame Google'i jaoks olla rohkem nähtavad, siis peaks olema seal Tartu hoopis. Haaslava asub Tartu külje all, tegelikult mõelda, et 10 minutit sõitu ja sa oled põhimõtteliselt linna piiril. Et siis Tallinna mõistes see 10 minutit sõitu on ikka väga väike. Et selle koha pealt soovitaks panna Tartu. Nii, teine virtuaalassistent Sirle puhul, ta tõi ka välja oma kodulehe, siis virtuaalassistentil ongi see konkurents on väga tihe. Et kuidas siis välja tulla teenustega? Eks see virtuaalassistent on ka, eks ta on kindel otsing, et seda ka otsitakse. Aga teine asi see, et meil on nagu teenused, siis samamoodi, et ta toob välja, et ta teeb sotsiaalmeedia haldust. Ja seda otsitakse 110 korda kuus. Mina nagu soovitaksin, et tuleks teha eraldi leht ja optimeerida täielikult selle jaoks. Sest kui meil on ühelehelised lehed või isegi ongi nagu teenuste lehed, on kõik teenused, siis tegelikult Google ei too sind kunagi välja. Google toob alati välja seda ettevõtet, kus on võimalikult palju informatsiooni, autoriteetsust, et ta ei lihtsalt lampi ei paku esilehele sind, kui sul ei ole korralikult sisu selle jaoks, et sa peaks ikkagi tegema ikkagi eraldi võtma, investeerima aega, meil on tegelikult, mida ma koolitusega näitan, kuidas hästi kiiresti tekste teha. Ehk siis ma olen promptinud ChatGPT niimoodi, et sa ei pea mitte midagi väga tegema ise. Et kui ma ka koolitustel on ka see asi, et võib-olla sa nii palju ei kasuta, aga ma olen valmis teinud niisugused promptid, eks saad tegelikult väga lihtsalt luua kohe sisu. Et see võimalus on meil tohutult olemas nüüd, et me ei pea kellelegi maksma kirjutamise eest, et ma sain 2006 aastal gümnaasiumi kirjandi eksamil sain 32 punkti, 28 oli miinimum, ma vihkan kirjutamist. Aga AI on võimaldanud mulle väga lihtsalt ja kui sa ka, tihtipeale AI-l on see, et ta teeb, eks nagu on arusaadav, et see on AI-ga tehtud tekst, aga me saame tema käest niimoodi suunata promptidega, et ta teeks Eesti turule mõeldud tekstid. Nii, ja sa Õnnele küsisid, eks, kas see tuleb Facebookis see küsimus või? Ja 2 küsimust on Facebookist tulnud. Et kui tihti ma pean SEO-d tegema ning kas luua põhiteenusele siis igaühele oma leht? Jah, et see on nagu see soovitus küll, et kui sa tahad välja tulla, et see ei ole, kui me paneme ka näiteks praegu 110 inimest otsib, et sotsiaalmeedia haldust, siis seal tulevad ikkagi lehed välja, kus on korralikult
korralikult nagu optimeeritud, et esimesed 3 kohta on alati reklaamidele, nemad maksavad kliki eest siis. Et seda kliki hinde saab siis jah teada täpselt see Google'i keyword planner'is, et sa tead, mis see eelarve võiks olla. Ja kui me võtame lahti sotsiaalmeedia haldus, eks me vaatame seda lehte, siis siin on näha, et siin on vaeva nähtud selle lehega. Ja siin põhipealkirjad on arvatavasti ongi sellega suunatud, ehk siis Google'i saab aru, et see on reaalne, see teenuse leht on reaalne ja seda nii-öelda siis pakutakse kliendile. Et väga hea signaal on ka näiteks näha, et kui tahad ta välja tulla, siis saab võrrelda kohe, et mis on esilehel ja miks tuleb tema välja. Ja koolitusel ka ma annan tööriistad, kuidas analüüsida konkurentsi, sest kui ma töötasin Nobel Digitalis suures digiagentuuris, siis ma olin müügi peal. Ma pidin tegema külmkõnesid põhimõtteliselt inimestele ja ma analüüsisin lehed ära. Ja nüüd läbi analüüsi ma sain aru need puudused. Ja nüüd ma siis kirjutasin või helistasin, et vaatasin teie SEO-d umbes, et ma näen, et teil on suur potentsiaal, aga hetkel te ei tule hästi välja, te olete sellel kohal näiteks, ja ma saan kõik analüüsida ära niimoodi, et ma saan täpselt teada need puudused, murekohad ja oskan soovitada nüüd ka, et mida siis kõik ära teha. Ja see küsimus ka, et kui tihti ma pean SEO-d tegema, no see võib ühekordne töö olla, et ma tean, et SEO teenust müüakse nagu igakuiselt, et 3 kuud on see miinimum nii-öelda lepingutasu, ehk siis 3 kuu jooksul sa pead keskeltläbi, mõnel oli näiteks 200 eurot kuus, aga kui oled väike ettevõtja, siis sul ei ole vajadust. Ja sa pead aru saama konkurentsist, et virtuaalassistendi puhul konkurents on päris tihe. Et võib-olla mingil hetkel on hea teha võib-olla neid Google Ads'e, aga esmalt ikkagi üritada siis kasvatada nii-öelda siis seda orgaanilist nähtavust. Ja kui ma olen ka otsingusse unekoolitus, siis ongi täpselt see, et mina tulen 2 lehega põhimõtteliselt välja. Et mul ei ole konkurentsi, mul on Gene Vernik ainult konkurentsiks, aga ma tegin selle põhitöö võib-olla 2 aastat tagasi ära. Ma võiksin seda parandada veel, nagu öeldakse, et kingsepal pole tervet kingi, selle koha pealt saaks alati paremaks minna, aga mul ei ole põhjust seda teha. Mul tulevad päringud sisse, ma olen maandumislehe teinud niimoodi, et oleks autoriteetsust, et oleks nii-öelda siis ka siuksed asjad, et mis nii-öelda müüks lõpuks seda minu teenust. Ja minu jaoks on see, et iga päring võib tuua mitusada eurot sisse. Vastavalt ettevõttele on MTÜ-dele võib-olla teine hinnakiri, suurtele ettevõttele saan küsida rohkem, aga põhimõtteliselt see on võimaldanud mul luua passiivse tuluallika. Ehk siis, kui sul on teenus, toode, sa tead, et seda otsitakse, sa oled kodulehe õigesti teinud, siis sa ei pea mitte midagi enam tegema võib-olla. Sul tuleb lihtsalt kliente sisse, sa jääd ootama, sest me teame, et meile kellelegi ei meeldi, et müüakse. Et minu teenuse puhul on ka see olukord, et personalijuht tellib mind, aga personalijuhile nagu, tal on oma aeg, kuna ta mõtleb sellele võib-olla. Ja sellisel juhul siis mul ei ole mõtet müüa suvel näiteks, mul ei ole mõtet müüa seda teenust või mingi reklaame tegema hakata, ma ei tea, näiteks august või alates nagu juunist, kuna unele keegi ei mõtle sellele puhkuste ajad, et siis on nagu oluline mõista, et kas sinu teenus on hooajaline, kas seda, ja kuidas seda otsitakse. Ja nüüd minul see äri tehtud üles unekoolitus, ma ei pea pöörama tähelepanu, ma tahan võib-olla suurendada seda SEO teenust, et siis on nagu ka rõhk, põhiasjad on tehtud, et ma nüüd siis ongi, eesmärk on siis seda parandada. Nii, siis Sirlel on ka, kes on virtuaalassistent, siis tal on ka siis teenus kodulehe tegemine. Ja tal on eraldi leht selleks ja siit on näha ka, kuidas Google näeb teda. Et kodulehe tegemine on see põhimärksõna, et ta on nagu mingil määral teadlikult teinud, ma saan aru, et ta on töötanud sellega. Aga jälle üks miinus on kohe asi ka, et
et selles meta pealkirjas on teil Yoast või mingi muu plugin, ta võtab automaatselt. Ja tegelikult selles pealkirjas meil ei ole vaja anda teada, mis on meie domeeni nimi või mis on selle kodulehe brändi nimi. Et seda ei ole mõtet öelda Google'ile, sest iga leht on tegelikult ainulaadne. Et kui sul on iga lehe peal see virtuaalassistent Sirle, see ei tähenda, et sa hakkad rohkem välja tulema. Et panna rõhku sellele märksõnale, sest see märksõna tuleb Google'ist välja. Et kui ma näitan, kui me otsime kodulehe tegemine, et see on meta pealkiri siin, siis see on nagu müügikoht. Kodulehe tegemine ja kui sa näed siin, et need reklaamid, Google Adsi reklaamid täpselt tehtud, et see meta pealkiri oleks siis erinev, et siia ta ei pane seda, siin on see nii-öelda väärtuse loomine, mida me teeme, et mis autoriteetsus on rohkem kui 1000 kodulehte. Et see meta pealkiri on autoriteetsuse müümise koht. Esimese hinnaga kodulehe tegemine, parim veebidisain Eestis, see on jälle sihuke, reklaamid on ikka clickbait, ehk siis Google reklaamid on eesmärgil, et me vajutaksime, et parim veebidisain Eestis, et oma lehele me ei taha panna seda, kõik on parim, kõik pakuvad parimat teenust. Et see on nagu sihuke, meile müü see maha see, et ma olen parim kodulehe tegija. Kuidas? Teised on halvad siis või? Et kuidas sa, mille järgi sa hindad seda? Aga autoriteetsus on, ma ei tea, et ongi 200 inimest on usaldanud meie kätte kodulehte tegemise. Aga siin ei ole ka esirinnas tavaliselt ei ole, eriti sellises otsingumahuga märksõnas, siis tavaliselt sellist asja ei ole, et esileht. Et metakirjelduse üks põhiliseid vigu, kuidas tuvastada, kas inimene oskab SEO-d, on see, et kas tal on seal esileht või ei ole. Ja mõne koha pealt ma vaatan, siin vist hästi ei leia seda. Ja samamoodi ka, et me peame aru saama, et millise märksõna me optimeerime, kui kodulehe tegemine, siis see otsingu maht kuus on 1300. Ja sellele on väga suur ka arvatavasti reklaamikulu. Ehk siis me tegelikult tahame mõelda, et äkki on kodulehe loomine parem, veebilehe tegemine, et me peame nagu mõtistama läbi ja see on see strateegia, märksõna strateegia, mida sa saad mu koolituselt. Et sa hakkad nagu natuke nagu rohkem analüüsima, et sa lihtsalt ei lahmi. Et sa vaatad, et kodulehe tegemine on 1300, okei, kõige populaarsem märksõna, me teeme siis kogu optimeerimise selle jaoks. Ei tasu teha võib-olla. Ja samamoodi ka, et Sirrel on see, et ta pakub selle kodulehe tegemisega e-poodi. Et see on ka sihuke tavapärane võib-olla iga, et ma pakun selle teenuse all, aga tegelikult peaks eraldi ka e-poe jaoks olema koduleht, teenuse leht. Sest e-poe tegemise otsingu maht on 170 otsingut kuus. Ja sellel konkurents on palju leebem, see tähendab seda, et palju lihtsam on saada esilehele. E-poe tegemine ja loomine. Et samamoodi üks kodulehe tegija on ka, et on sihuke metakirjeldus, et siis ka kodulehe tegijatel ongi see probleem, et mul on tegelikult ka oma koostööpartner Käti, kes on ka kodulehe tegija olnud, siis nende jaoks on see SEO nii oluline, sest põhiprobleem, mis siis on, et kui me saame need võtmed kätte kodulehe, siis see koduleht ei pruugi välja tulla, sa saad lihtsalt tühja karbi. Ja me teinekord ajame seda hinda taga, eks me saamegi selle võib-olla 500-600 euroga lehe, siis seal ei ole optimeeritud mitte midagi. Ja seda on tegelikult võimalik väga lihtsalt ja samamoodi, kui sa saad, tuled koolitusele, sa saad tegelikult see spetsialisti kogemuse. Ja sa tegelikult oskad palju paremini analüüsida, sest kodulehe tegijad, nad ei ole SEO spetsialistid, see on eraldi teenus ja nad ei oska nii strateegiliselt läheneda. Nad ootavad ka samamoodi signaali tekstide kohta kliendilt, siis see on see murekoht, et need kodulehed, mida tehakse, siis tegelikult ta ei täida väärtust Google'i jaoks. Kui sul on teenus, mida Google'ist ei otsita, siis pole hullu, sest sa jagad seda linki võib-olla kuskil mujal, on samamoodi need kommuunid, Facebooki grupid, mille kaudu on hea ennast nagu kajastada. Me oleme kuskil kommuunides alati. Aga kui sinu teenust otsitakse, siis sa pead teadma, kas seda otsitakse, ongi see märksõna analüüs aitab ja nüüd siis on vaja ära teha need asjad. Ja sihuke hea näide ka, et Kätiga me teeme nüüd päris tihti koostööd
et kui sa paned ka Google'isse e-poe loomine, paneme e-poe loomine, siis on ka, et esimesed 3 on alati reklaamid, ehk siis ja nüüd on see, et 4. koht, 5. koht on maksekeskus, 6. koht on veebimajutus, autoriteetsused, lingid, eks ju, e-poe loomine, riin.eu, väga huvitav. Ja nüüd tuleb siin 7. välja Käti e-poe loomine WordPress platvormil. Ehk tema teeb WordPressis ka neid kodulehti. Väga oluline tegelikult jälle tuua välja seda, sest seda otsitakse mõningal juhul. Et aga see annab nagu lisaväärtust, et kui mina kliendina mõtlen ka, jaa, ma olen kuulnud WordPressis, tegelikult jaa, väga hea, siis see meta pealkirjas välja tuua on väga hea. Ja me oleme Kätiga teinud mitu korda siukseid Zoomi laive. Olemegi korrastanud seda ja me olemegi esilehel. Ja siin ees on ainult selle märksõnaga isegi mitte ainult e-poe loomine, vaid e-poe tegemine. E-poe tegemine samamoodi, sest loomine tegemine on okei, Google'i jaoks sama võib-olla selle koha pealt, et ta hindab lehekülgesid ja ta saab aru, et okei, sa tegeled reaalselt selle lehega. Ja tuleb isegi e-poe tegemisel esilehel välja Käti. Natukene allpool, aga põhimõtteliselt ta saab aru, kuna siin on sisu hästi rikkalt, me oleme pealkirjad optimeerinud nõnda, et Google'i jaoks on see autoriteetne ja nüüd see töö on tehtud ja sina jääd nüüd ainult vilju noppima, sest kui mõelda näiteks ka, et kui sa teed kodulehti, virtuaalassistent või haldad kodulehti, siis ühe kliendi väärtust läbi Google'i Kätil on keskeltläbi siis algne e-poe hinnad 2500 eurot. Ehk kui sinu SEO oskus, sa tead, mida teha, siis tegelikult sa saad nii mitmekordselt selle tagasi, et kui mõelda, mina pakun seda koolitust võib-olla 237 eurot, eks, et siis, et kui sa saad esilehele näiteks sama e-poe tegemisega või e-poe loomisega, siis sinu aeg see üks päring on nagu mitmekordselt tagasi tulnud. Ja nüüd enamus muidugi on ka see, kodulehe tegemisel Käti ka rääkis, et tal vahepeal ei olnudki kodulehte, kuna siis kõik soovitasid, et tal ei olnud vajadust teha, sellepärast et ta läbi soovituste sai neid päringuid mitmeid. Siis aga kui sa oled algaja, siis kuidas sa konkureerid turul, siis sinu võimalus on teha siis vähemalt hästi sisukas siis öelda siis koduleht, aga kui sul on näiteks ka alustatud koduleht, siis võib-olla teha mingi blogiartikkel siis ka sellest e-poe loomisest, e-poe tegemisest. Ehk siis sa saaksid ka võib-olla siis selle artikliga välja tulla vähemalt. Ja siin on küsimus ka, et kumba eelistada, teha üheleheküljeline koduleht või tavaline koduleht. No siin ongi täpselt see, konkurentsist oleneb. Et ühe lehe puhul on see hästi oluline, et sul on need välislinke. Ehk siis välislink on see kõige nagu tavapärasem strateegia, mida SEO eksperdid pakuvad siis lehekülgedele. Et siis me hakkame nii-öelda panema sinu veebilehe URL-i kuskile mujale saitidele. Ja näiteks, kui sa kirjutad veebimajutusele blogiartikli, siis seda külastavad kindlasti hästi paljud ja see on hästi autoriteetne. Et kui sa saad siia nagu mingi blogiartikli, siis hästi oluline ka, et siin on ka Mari-Liis käis rääkimas, siis ka Mari-Liis käis mu testosalejana seal minu SEO koolitusel, siis tema jaoks ma vaatan, kas ta sai lingi siia või ei saanud, aga nii oluline, et tal on lingid olemas, et tema jaoks on see väga autoriteetne. Et ma ei tea, palju seda keskeltläbi seda positatakse, aga see lingid on nagu olemas ja nüüd võid ka hästi nagu kõrgele tõusta, kui sul konkurentsi ei ole palju, aga virtuaalassistentide puhul konkurents on hästi tihe, et siin peab just eraldi tegema teenuselehed. Et siin on assistendi kooli on ka, et siin on ka nagu viga sees, eks Õnnela, tema ei ole midagi teinud, et suur viga on see, et esileht. Et siin ei tohiks olla esilehte, seda ei ole vaja. Teil on Yoast plugin, ma võib-olla ise pean maha võtma selle, ma ei ole, oleks võinud nokitseda ka natuke siis. Aga see peaks maha võtma, ei ole vaja ja võib-olla siis natuke väärtust anda.
et Kairi, kellega me oleme koos Mastermindi grupis, tema on hästi kõrgel, ta on ka teadlikult teinud seda. Kaja on ka siis saavutanud läbi selle, et ta nagu jälgis minu neid tasuta esinemisi, kus ma käisin. tema tuleb ka eraldi mulle koolitusele ka. ja on ka esilehel, et siis ka, kuidas see täpselt kõik, et kuidas see nagu tema on saanud, et ma ise ka nagu sihuke olin üllatunud, et tal ei ole nagu hullult isegi mingeid asju, aga ta on nagu teinud õigesti ja Google millegipärast hindab teda. ja samamoodi ka, et kui mina ka siis räägin SEO-st, et siis kuidas ma olen saanud ka nagu Käti lehe, et Kätiga me teeme koostööd, siis tema nii-öelda kodulehe kaudu ka toimub nagu see SEO teenus ehk siis koostöö minuga. siis ma tegelikult ka, kui me mõtleme seda, et SEO teenust klikihind on põhimõtteliselt klikihind on, ma kohe näitan ka, et SEO teenuse klikihind, kui märksõnale optimeeritud, siis klikihind on topis esilehe 3 esimest kohta, ühe klikihind on 10 eurot. et selle SEO teenuse puhul ka, kui teenus on hästi levinud, teenus toob palju sisse, siis see klikihind võib olla päris suur. aga me oleme saavutanud sellega, et ta pakub ühe teenusena SEO teenust, on 13. koht. ehk me ei ole mingit välislinke ostu, me ei ole mitte midagi teinud, me oleme teinud natuke tööd ja me oleme saavutanud selle, et me oleme teisel lehel, muidugi see ei ole hea teisel lehel, aga see nagu näitab ka, et see, mis ma nagu räägin, töötab minu enda jaoks. et ma muidu nagu võib-olla ka ongi enda jaoks ka, kui ma räägin, et mul on üks kokkupuude ka sellega, et inimene helistas ka, et kas päris ikka töötab, et sa maksa mingit raha, aga kas see päris ikka töötab. et see enne-pärast on hästi oluline teenuse pakkumisel, SEO teenuse pakkumisel. et siis ma ka tavaliselt enne kui ma kliendiga teen koostööd, siis ma ka toon välja näiteks, kus ta on praegu, et ma saaksin pärast siis näidata ka, et kuhu ta on nagu sattunud. nii, Õnnele, on sul vahepeal mingeid mõtteid jagada, et ma üksi siin räägin? Mul tekkis mõte praegu, see küsimus, sa räägid pidevalt, et Yoasti ja need, kas me neid siis ei peaks üldse kasutama või? Et me lihtsalt paneme oma lehed niimoodi toimima, et me ei kasutagi neid plugineid. ei, Yoasti peabki kasutama, Yoast on see tööriist, aga Yoastil on see, et kui sa installid ära, siis ta võtab automaatselt teksti. ehk siis ta võtab selle, et teie puhul siis, kui me võtame assistendi kool, et ta võtab seda teksti, mis on lehe pealkiri. et igal selle page'il on omal pealkiri ja ta kuvab seda nüüd siis seal Yoasti pluginas automaatselt. ehk siis koolitusele ka ma näitan, kuidas kõike seda teha. aga me peame kasutama SEO pluginaid, ongi siis Yoast on kõige levinum, mina soovitaks RankMathi kasutada, muud pluginad ei ole nii funktsionaalsed, et koolitusel ma natuke jagan ka siis nende tagatuba infot, et RankMath on selle koha pealt kõige parem, kuna on ühe klikiga võimalik siis siduda Google Search Console ja Google Analytics. ehk siis, et see on nagu parem. kas ma said vastuse oma küsimusele või? Ja ma sain vastuse. Kas sul on praegu näidata meile mõnda lehte, mis ei ole seotud niivõrd võib-olla virtuaalse assisteerimisega ja siukse kodulehe tegemisega, et äkki võrdlemiseks, vaatamiseks, analüüsimiseks? ja, et mul on olemas sihuke Veepro ja Veepro puhul ka, ta kirjutas ka, et ta on käinud kuskil erinevatel kursustel, kodulehe tegemise kursustel, siis tegelikult ka, kui me vaatame, et kuidas Google näeb lehte, siis metatiitlis puudub igasugune informatsioon, mida ettevõte pakub. metakirjeldus on kommenteeritud ka siis automaatselt 546 teksti, tegelikult 160 nagu miinimum, ehk ta ei ole midagi teinud SEO puhul. ja kui me vaatame sisu Google'i jaoks, siis on ka, et see põhipealkiri on usaldusväärne koostööpartner sinu ettevõttele, siis Google nagu selle peale küsib, et noh, ta ei oska sind kuhugi panna, ta ei tea, kuhu sind otsingumootoris lisada, sest sa ei
sa ei, probleemi ei lahenda. Sa pead nagu ütlema ka ikkagi Google'i jaoks, et millega sa tegeled täpselt. Ja selle lehekülje puhul on see, et kui sa lähed ise ka sinna veepro.ee-sse, siis on maandumislehel sihuke tekst. Aitama hoida keskkonda tervist ja rahakotti läbi tehnoloogiliste süsteemide optimeerimise ja seadistamise. Üheskoos leiame lahendused, et parandada ettevõtte jätkusuutlikkust ja rakendada ringmajanduse põhimõtteid. Usaldaga meie keskkonnasõbralike lahenduste leidmisel. Minul esimese sellega, ma ei saa aru, millega tegeleb ettevõte. Et ma ei saa aru üldse, et kuidas sa lahendad minu probleemi. Et me jõuame leheküljele, siis on hästi oluline ka, mis ma toon siis koolituse teises osas, et kuidas me loome nagu mõjuvad tekstid. Teenuste puhul samamoodi, et nad pakuvad siis lubade taotlemist, rahastuse taotlused, et Google jaoks need on nagu mingi mõttes mingid märksõnad, aga natukene tegemist on sellisega ka, et väga inimesed ei tea otsida selliseid asju, et sellel leheküljel peab väga mõtlema, et mis on need õiged märksõnad, et millega me võiks välja tulla. Et selle koha pealt ongi väga raske leida, näiteks kodulehe tegemine on väga lihtne, me otsime seda, aga seda teenust on teistmoodi kuidagi lähenema. Aga see sõnumi koha pealt ka siis on hästi oluline, et me siis lahendaksime mingi probleemi, eks, et kes on su klient, mis on katsumus, et ma toon välja selle hero journey, minu jaoks see nagu hästi nagu töötab. Et mis klient on alati kangelane, et see sõnum on hästi oluline, sest turunduse on hea ütlus ka, et if you confuse, you lose. Et kui inimene ei saa aru, mida sa pakud, ta läheb ära su lehekülje, ta läheb konkurendi juurde. Ja see on nagu hästi oluline mõista. Ja hästi sihuke huvitav on ka, et kui sa ei tee koostööd minuga, siis sa võiksid välja tuua nagu ebaõnnestumist, et mis siis juhtub. Aga ma tegin ühe näite ka, et kui sa vaatad praegust teksti siin, eks, mida ma lugesin ette, aga miks mitte olla sihuke, saavuta keskkonna eesmärgi kindlalt, ilma segaduse ja trahvideta. Aitame sul täita nõuded, optimeerida reovee puhastit, arutada kasvuhoonegaasid ja leida rahastus. Nii saad tegutseda kindlalt, keskkonnasõbralikult ja rahaliselt targalt. Ehk see sõnum on selgem, et kindlasti on see, et ma ei tea sellest ettevõtlusest nii palju, et mina nagu loon need tekstid AI-ga niimoodi, aga nii-öelda klientidega, kui ma töötan, siis me ise leiame need kõige paremad laused sealt valikust. Et ma alati küsin, et anna mulle 8 pealkirja näiteks ja 8 nagu alapealkirja. Ja nüüd ma kliendiga vaatame otsa ja me tuvastame see kõige parema sõnumi, mis kõnetab nii-öelda sind ja samamoodi siis Google'it ehk siis märksõna. Ja samamoodi ma tegin nagu valmis siuksed tekstid, ehk siis ka, et alati ka, mis on probleem, kuidas me sind aitame ja mis see aitab siis saavutada lõpuks. Et sa saad keskenduda muudele asjadele, et see on nagu see eesmärk. Ja mis on siis kaalul ka, et kui sa ei tee minuga koostööd, eks sa alati tasuks ka välja tuua see sõnum, see mõte, et see probleem, et sa nagu raputad haavale natuke soola peale, et sa võid jätkata samas vaimus, aga see ei pruugi tuua tulemust. Et sa oled ikkagi selles kohas. Nii. Siin mõni näide oli veel. Ja siin Ülle London ka vist andis teada, et lehte analüüsida. Temal oli täiesti sihuke isegi nagu hea. Mul on sihuke tunne, et keegi on tema lehega tegelenud. Et kui sa Ülle juhuslikult kuulad ka, et sa võid märku anda. Sest näiteks teatud teenustel oli see astroloogiline sünnikaart, 110 otsingut kuus. Et see on igastahes alati esimene signaal, et saad aru, kuidas inimesed otsivad. Nüüd me nagu mõtleme strateegia, ehk siis ma koolitusele annan seda strateegiat. Et kui sa saad ainult selle märksõna teada, mis on oluline, näiteks teenuste puhul ongi see, et eksperdid toovad välja mingit teatud võib-olla märksõna, aga selle märksõna taga peaks olema ka natuke nagu suuremat pilti aru saamast. Ja seda nagu mina nagu üritangi inimestele anda edasi, et see märksõna ei ole vaid see strateegia, et kuidas ma nagu selle kodulehele lähenen erinevate teenuste. Ja ongi see, et eesmärk siis põhimõtteliselt, et kui sa korda hakkab liiklus kasvama, et siin on hea näide ka, kui ma tegin koostööd
ühe turundajaga, kes ka tegeleb siis teiste klientide e-poodidega. Ehk siis ka, kui sa tegeled teiste lehtedega, siis tema puhul ka, et enne minuga koostööd eelmise aastaga võrreldes näiteks oli 2024 3 kuud 210 klikki, siis nüüdseks on 345. See on sihuke kullaki nagu algav e-pood tunduvasti, aga suurem e-pood, riiete e-pood, siis on 2400 klikki, siis nüüd on nagu põhimõtteliselt 1200 klikki suurem aasta hiljem. Eks eesmärk on suuremat liiklust tekitada. Ja enda näite puhul ka, et minu üks blogipostitus toob kuus 279 klikki. Ehk siis ma annan ka koolitusel selle signaali, et kuidas seda blogi kirjutada, aga tegelikult kui sa oskad blogi kirjutada, oskad ka lehte ehitada ülesse. Et need teadmised, et kuidas oma lehte ehitada SEO mõttes, siis tegelikult see kõike rakendab ka blogiartiklil. Ehk siis ma tuvastasin, mis on see kõige olulisem märksõna, antud juhul oli rem-muni. Ma tegin rem-munele siis blogipostituse ja see toob mulle 44% orgaanilisest liiklusest kogu kodulehekülje mõttes. Ehk siis jälle Pareto printsiip põhimõtteliselt 20% tegevust, ehk siis üks blogiartikkel toob mulle 80% põhimõtteliselt siis nii-öelda tulemust, ehk siis üks blogiartikkel toob peaaegu siis 50% liiklusest. Nii, Õnnela, küsi midagi. Ma mõtlesin praegu seda, et võib-olla ongi parem, kui tuleb hoopis võõras silm ja vaatab minu kodulehe tekstid üle, et ma olen ise niivõrd palju asja sees, et ma võib-olla ei märka ja ei oskagi seda üldse töödelda niimoodi. Jaa, et selles mõttes, et mina nagu tegelikult seda teengi, aga samamoodi täpselt see koolitus on eesmärgil, et sa ise hakkad vaatama, sul pole lihtsalt aega sellega tegeleda, vaata, et sul on nagu tuleb välja, aga mõnel inimene, kes täpselt tahab ise tegeleda, ta alles tulnud, et teie lehe puhul ongi täpselt, te tulete kogu aeg välja põhimärksõnaga, te olete kool juba, et te olete nii suur nähtavus on, et ei pea muretsema, aga just need väikeärid või näiteks sul on mingi äriplaan, sa tahad tulla oma e-poega, sa tahad tulla oma teenusega, noh, et sa juba algusest peale tead, kuidas kõike teha õigesti. Et ma ütlengi, et seesama koolitus ongi siis nii virtuaalsele assistendile tegelikult väga hea niši koolitus, et kui sa tahad oma teenuste listi saada, midagi sellist, mis sulle ka selles mõttes sissetulekuna rohkem raha toob, kui ka nendele ettevõtjatele, kes siis minusugunegi peab selle koolituse läbima, et oma assistendi koolileht korda siis teha, et ilusasti optimeerida SEO-d, et just, et kui sa tahad saada aru, mis see päriselt on, ilma et sa võib-olla ostad seda suurt teenust sisse ja sulle räägitakse asjadest, millest sa tegelikult aru ei saa, mida räägitakse ja sa oled justkui kõigega nõus. Et ma olen tegelikult ennegi kuulnud seda, et tasub ikkagi mingeid asju endale ka selgeks teha, ehk siis et aru saada, et kas see hind, mida mulle pakutakse, on tegelikult see, mida on õiglane maksta. Ja väga hea seisukoha tõid välja ja, et näiteks, et kui sul ongi näiteks teenus lõpuks, mis on hästi tiheda konkurentsidega, siis kui sul on nagu kogemus, ja sul on enamus asju ära tehtud, siis sa saad tellida siis selle teenuse sisse, aga sa tead, mida küsida. Ja seal võib-olla ei olegi, ongi see, hakatakse neid linke ehitama, eks panema, et eksperdil on oma koht kindlasti, aga alguses vaja ikka mõista, sest ekspert ei anna sulle neid tööriistu, mida annan. Ja kui me räägime ka siis AI maailmast, et mis on muutunud, et turunduslaboris oli ka nüüd see live, ma ei saa vaatama minna, et mis seal räägitakse, kindlasti oli hästi pealiskaudne, aga on olemas sihuke lühend, et geo, mis see tähendab siis? Ehk kui me läheme ChatGPT-sse, paneme otsingusse näiteks, mis on rem-muni ja too viited Eesti lehtedelt. Ehk siis AI otsib alati autoriteetseid lehti. Ja kui sinu teenuse leht on hästi korralikult tehtud, siis AI hakkab pakkuma, aga sa pead teadma SEO põhireegleid, sa enne ei tule ChatGPT-s välja. Et see on nagu hästi oluline mõista ka. Et see ongi see geo, mis tähendab, millest nagu räägitakse. Ja näiteks, kui sa paned otsima, kes on virtuaalne assistent, too viide. Mina tegin siis ja tuli välja sihuke assistendi tugi ettevõte, Evelin Bergman.
ma ei tea täpselt, mis või kuidas, miks tema pakuti nii-öelda ai puhul, aga väga hea. Ja näiteks mingid teenused näiteks on ka, et oli ka, et ma otsisin Tartus tegutsevad toitumisnõustajad ja ai pakkus välja, eks, aga ta pakkus niimoodi, et asukohapõhiselt. ehk siis ma vajutasin selle lingi peale, sa võid ka proovida, siis ta viskas ette mulle ettevõtte profiili. Ja kui me mõtleme ka, et kus ai infot võtab, ta võtab autoriteetsetest kohtadest ja ettevõtte profiil, mille strateegiat ma kindlasti koolitusel jagan. Et kui ma töötasin Nobel Digitalis, siis ma sain hullult kooli seal, siis tegelikult see on nii oluline koht, eriti kellel on lokaalne äri. Et kui sul on reaalne asukoht, kuhu inimesed saavad tulla, siis see on nii kriitilise tähtsusega. Ja ai pakub ka seda, et sa võid ise teha niimoodi otsinguid näiteks teatud linna mõttes, siis ta pakub alati neid Google'i linke. Ja siis täpselt Google Search Console on niisugune tundmatu. Kujuta ette, et kui me loome OÜ-d Eestis, me lähme sinna e-äriregistrisse, siis Google Search Console on nagu virtuaalne e-äriregister. Et ma nagu näitan ka, kuidas seda seadistada, kuidas seal nagu milleks kasutada. Tasuta on see, Google ettevõtte profiil on tasuta ja on võimalik Google'i eraldi kodulehte teha Google'is. Et näiteks mu ema töötab massöörina, hakkas nüüd uuesti töötama, siis mul ei olnud mõtet talle teha WordPressi lehte, ma tegin Google'i lehe talle, et tal on lihtsalt maandumisleht, mida ta saab jagada inimestele ja samamoodi on broneerimissüsteemiga ära seotud. Ehk siis seda ma näitan ka, kuidas kõike seda teha, ettevõtte profiil, eriti kui sul on lokaalne äri. Et see nõuab oma strateegiat. Ja siis põhimõtteliselt et kui sa oled siin kuulamas, siis jagan ka siis promokoodi veel, ehk siis reedel on koolitus, hiline SEO annab sulle 20 € soodust veel. Et praegu on 237, aga täpselt minu jaoks see ongi, ma olen nii selles SEO-s nüüd sees, eriti kui ma seda koolitust teen, et ma näen, et kui suur väärtus see võib olla tegelikult. Ja see 20 € on siis tavapaketi soodustus? Jah, tavapakett jah. See VIP-värk on mul jah sama hinnaga vist, see ei muutunud. Oli vist nii jah? Mäletagi enam. Nii oli jah. Jah. Ja me siis ka ole hästi praktiline, ehk siis mul on, kui sa tuled kindlasti või mõtled tulla, siis ole kaasas, kasuta 2 ekraani soovitavalt, et me teeme siis tööd Chrome'iga, me Google Maps'is näitan, kuidas seda ettevõtte profiili kõike teha, kuidas seadistada. Yoast RankMath on niisugused pluginad põhiliselt, täpselt SEO pluginad, millega nagu tööd teha. Yoasti RankMathi puhul ma saan näidata, kuidas, kus kohas, mis. Ja lõpuks siis Google Search Console ka, kuidas lisada lehte sinna. Jah, Õnnela, mida sa lisaksid veel mulle siia kõrvale? Mõtteid? Mina mõtlen ikkagi seda, et kui sa vähegi tunned, et sa tahad, et sind leitakse internetist ülesse, siis ja sa ei taha tegelikult palgata võib-olla inimest, kes seda teeb, või sa tahad aru saada, kuidas see asi käib, enne kui sa inimest palkad, siis see 4 tundi ja see investeering ikkagi tasub ennast ära, sellepärast et seal omandatud need oskused jäävad sulle alles. Et see, kas sa neid pärast kasutad, no see on sinu enda vastutusala, aga sa vähemalt oled asjaga kursis, isegi kui sa ostad seda teenust sisse hiljem. Ja minu meelest on oluline see ka, et see ongi päriselt praktiline ja näitab ikkagi just seda, kuidas sa mõtled, kui sa neid strateegiaid teed. Et see ei ole niimoodi, et kirjutame sinna selle on ju, vaid lihtsalt, et me üritame seda suurt pilti aru saada, mis see SEO-s on vaja näha. Just see strateegia pool. Et sa siin ka praegu päris palju tegelikult rääkisid, kuidas neid otsida neid sõnu ja kõik need muud asjad, et see on nagu hästi oluline, et aru saada, mis see strateegia seal taga on. Millest lähtuda. Nii et mina kutsun teid üles, tulge koolitusele, et meil veel kohti on. Et väga palju on juba liitunud, aga mahub veel.
häid inimesi mahub ikka ja 6 kuud on pärast võimalik seda salvestust veel järgi vaadata. jah, ja siis ma jagan ka kindlasti, ongi need, ma olen nagu siis treeninud välja assistendid, et on ka põhimõtteliselt üks märksõna ja ta teeb sulle kohe tekstid valmis, et tegelikult koolituse saad kohe hakata tegema samal ajal, kui ma nagu näitan. Et see ei ole nagu niimoodi, et sa hiljem hakkad tegema, ehk siis minu eesmärk on ka, et juba sa praktiliselt teed läbi, ehk siis sa lood juba harjumust. Ehk siis ma jagan sulle lihtsalt tööriistu, mis loovad paremini harjumust ja sul tekib ka oskus kohe teha ja nüüd sa tegelikult siis tulevikus hakkad kõike paremini tegema, haldama. Et sihuke väga-väga selge plaan. Ja Timo tegi testkoolituse, mis tegelikult sai väga positiivse tagasiside ja VIP-paketi puhul on pärast veel võimalik 1,5 tunni eest Timoga nõustamist saada. Nii et ta vaatab üle, mis sa teinud oled ja vajadusel aitab ka parandused teha. jah, see on eriti sihuke, kes no kõigile ettevõtjatele, aga ma näen kõige suuremat kasu veel täpselt, et saada peast siis, et sa teed midagi ära koolitusel ja see tuleb nagu see järel nii-öelda siis eksam, ehk siis sa tegelikult, ma annan edasi sellega strateegia, eks sa, et mitte ainult nagu, et sa saad oma kodulehel korda kõik, vaid sa hakkad nagu nägema seda suuremat pilti ka, et kuidas siis igal leheküljel läheneda veel rohkem sisukamalt, et see personaalne on alati sihuke, saad esitada veel rohkem küsimusi, et kuna on 4 tundi, siis noh, kõigile küsimustele ma kindlasti toon võib-olla nende kodulehtede järgi näiteid ka, et kes seal koolitusel on. Et ja samamoodi ka hästi suur probleem on teinekord viimasel ajal oli see, et inimeste, kõik oli seo tehtud, aga Google ei indekseeri seda. Ehk siis ma näitan sulle täpselt, kuidas tuvastada, kas sa oled Google'is ikkagi sees. Et see on nagu sihuke, mida ma viimasel ajal just nagu sain aru, et ma isegi tegelesin mingi kliendiga, et ma ei saanud algul aru, et miks ta Google'is välja ei tule. Et ma ise aga olen ka läbi selle koolituse ülesehitamisel võimalikult palju uuesti veel juurde õppinud, mis siis annab veel lisaväärtust. Jah, ja sa just praegu ütlesidki väga hästi seda, et kohe teha kõik õigesti, kui hiljem hakata võib-olla vigu parandada. Et see oli nagu see koht, mis mulle kõlama jäi. Nii et meil see tund aega on läbi, mul on hea meel, et teid oli siin aktiivselt kaasa kuulamas, vaatamas, rääkimast ja ma loodan, et me kohtume reedesel koolitusel. 4 tundi praktilisi teadmisi, strateegiaid. Aga tšau! Tšau!